Kogukonna praktika juhendamine. Teine video. Kogukonna praktika meetod. Esimene osa, meetodi tutvustus. Kogemusõpe. Kogukonna praktika ideeks on, et noored löövad mõne nädala jooksul 10–15 tundi kaasa enda valitud vabaühenduse tegevustes, täites mõnd endale jõukohast ja huvipakkuvat ning organisatsioonile vajalikku tööülesannet. Vabaühenduses on juhendaja, kes noort praktika ajal toetab. Koolis on õpetaja, kes aitab noore kogemust pärast praktikat analüüsida. Juhendaja, noore ja õpetaja koostöös ühendatakse teoreetilised teadmised praktiliste kogemustega. Selleks, et kogemusest saaks õppimine, tuleb alguses seada eesmärgid, tegevuste käigus ning nende lõppedes analüüsida eesmärkide täitmist. Praktikale eelneb ettevalmistus nii koolis kui ka ühenduses. Praktikakogemus lõpeb analüüsitunniga koolis. See loob ühe terviku eelkõige noore jaoks, selge pildi ja arusaama tema kogemuse kasust. Praktika käigus täidab õpilane praktikapäevikut, mis on tema töövahend oma kogemuse analüüsimiseks ja kinnistamiseks. Juhendaja kirjutab päevikusse oma tagasiside ja kinnitab allkirjaga, et noor läbis praktika. Päevik võib olla nii paberil kui ka elektrooniline. Kolmikpartnerlus. Kogukonna praktika, nagu ka tavapärane erialapraktika, on 3 osapoole partnerlus. Igaühel on oma roll ja vastutus. Kui noore ülesandeks on õppida nägema iseennast aktiivse ühiskonnas osalejana ja mõista kodanikuühiskonna olemust, siis õpetaja ja juhendaja roll on noort sellest suunata ja toetada, pigem peegeldada kui juhtida. Õpetaja ülesandeks on arendada noores õppimisoskust, juhendaja ülesandeks on võimaldada sukeldumist valdkonda, kus vabaühendus tegutseb. Aeg. Kooliti on väga erinev periood, mille jooksul praktikat läbitakse. Enamasti lepitakse koolis kokku praktika algus ja lõpp, millest noor ja juhendaja praktika ajal lähtuma peavad. Hea tava on hajutada 15-tunnine praktika 2–4 nädalale, korraga 3–5 tundi, kuid alati on võimalik juhendajal ja noorel leppida kokku teistsuguses graafikus. Praktika võib pikemaks minna, kui noor ja praktikajuhendaja selles ise kokku lepivad. Näiteks vajab ülesanne lõpetamist või on tekkinud head, usaldusväärsed ja üksteist rikastavad suhted ning noor soovib rohkem vabaühenduse tegevustesse panustada. Praktika võib kasvada ka püsivabatahtliku ja töötaja suhteks. Teine osa. Miks osaleda? Milleks kaasata? Enne praktikat tuleb vastata küsimusele, miks ma praktikante kaasata tahan. Kui see on kasu, siis milline? Millist uut väärtust praktikandid loovad sinu ühenduse jaoks? Mida olulist tekib noorte elus tänu praktikale? Näiteks PÖFFi jaoks on oluline anda noortele suurt pilti filmimaailmast, nakatada nad oma armastusega autorifilmide vastu. Läbi panustamise festivali korraldusse tekib noortes huvi filmimaailma vastu, mis omakorda loob soovi olla rohkem kaasatud ning olla osa suuremast ettevõtmisest. PÖFF on Põhja-Euroopa suurim filmifestival ja mina korraldan seda. Mina kontrollin pileteid ja korraldan. Näiteks Ülenurme noortekeskus kaasas noori, et nad annaksid huviringe väikestele ja tooksid ka teisi noori keskusesse, et keskuse igapäevast tegevust elavdada. Noorte algatatud fototöötoale tuligi väga palju inimesi, uusi noori koos lähedaste ja sugulastega, mille kaudu sai kogukond teadlikuks noortekeskuse tegevustest ja võimalustest. Tõsi ta ongi vaja pileteid kontrollida, loodusrada kividest puhastada, kaste tõsta, toidupakke sorteerida. Need on konkreetsed tegevused ja aitavad hästi noore kogemust raamistada. Kindlasti tuleb aga aidata noortel mõista oma tegevuse tulemuslikkust, aidata neil jõuda tundeni, et minust on kasu. Juhendaja roll. Juhendaja kõige vastutusrikkam ülesanne on pakkuda noorele praktilist kogemust, mis aitab tal saada parema arusaama endast kui aktiivsest ühiskonnas osalejast ja heast kodanikust. Kuna see on paljudele noortele esimene kokkupuude vabakonnaga, siis turvalises ja usaldusväärses keskkonnas kogemuse saamine annab julgust panustada ja tegutseda omal algatusel ka edaspidi. Juhendajal on sealjuures olulisim roll. Anda õpilasele positiivne kogemus panustamisest huvitavate ja kasulike tegevuste kaudu. Tutvustada oma organisatsiooni ning anda ülevaade ühiskondlikust probleemist, mida ühendus lahendab, ja teistest sarnastest organisatsioonidest Eestis ja maailmas. Toetada noort ja võtta ta organisatsioonis vastu parimal võimalikul moel, et ta tunneks ennast oodatu ja vajalikuna. Leida õpilasele tegevust, mis on nii temale kui ka ühendusele kasulik. Juhendada õpilast praktikategevuste kavandamisel, elluviimisel ja analüüsimisel.
aidata noorel leida abi ja vastuseid praktikaga seotud küsimustele, aidata praktikat kajastada. Optimaalne noorte arv juhendaja kohta on kuni 5, seda muidugi olenevalt ülesannetest ja juhendaja enda ajast. Kuna ühe kooli kohta on piirkonnas mitu vabaühendust ja noored teevad valiku oma huvidele ja ajale vastavalt, siis seda, et kogu klass tuleb su ukse taha, ei maksa karta. Tavaliselt tullakse 1–5 kaupa. Noori vastu võttes jälgi, et praktikategevusi jätkuks ette nähtud ajaks igaühele. 3. osa. Mis iseloomustab kogukonna praktikat? Kogukonna praktika on ühenduslüli, mis toob kokku noored, kogukonna ja kooliõppe. Et tulemuseks oleks endast teadlikumaks ja uue kogemuse võrra rikkamaks saanud noor, tuleb sul mõelda kogukonna praktika 3 elemendile. Need on tegevus, õppimine ja protsess. Ehk kogukonna praktikas toimub õppimine läbi tegevuste, mida toetab noorega arvestav protsess. Tegevustel on konkreetsed kriteeriumid. Algus ja lõpp, selgelt mõõdetav tulemus, sinule kasulik, noore huvidele vastav ja arenguvõimalust pakkuv. Tegevused peaksid olema piisavalt mitmekesised, et praktikant saaks aru, millega ühendus tegeleb, miks ta seda teeb ja mida see annab ühiskonnale. Sinu ühingus tegutsemine peab andma noorele aktiivseks kodanikuks olemise tunnetuse ja algatamise kogemuse. Juhendajana mõtle, millised on need tegevused sinu valdkonnas, kogukonnas ja ühenduses, mille juures noor saab ise märgata mingit vajadust, leida sellele vajadusele sobivad lahendused ning neid ka ise ellu viia. Et ei oleks nii, et kõik tegevused on detailideni planeeritud ja noor tuleb neid lihtsalt ära tegema. Kogukonna praktika on heaks kodanikuks õppimine. Juhendaja roll on pakkuda noorele praktilist kogemust, mille abil saab ta iseennast mõtestada kui head kodanikku. Siin on oluline anda noorele vastutust. Juhendaja roll on toetada noort eesmärkide seadmisel, tegevuste juures suunata ta tähelepanu sellele, mida ja miks ta teeb seda, mida parasjagu teeb. On oht lähtuda oskuste saamise eesmärgist. Tee midagi ja see ongi kogemus. Kogemusest õppimiseks on vaja seostada kogetut eelnevate teadmiste, oskuste ja hoiakutega ning hinnata neid uues olukorras. See, et sa oskad õpitud tulevikus kasutada, ongi õnnestunud õppimise tulemus. Väga oluline on see, mida saab noor enda kohta teada ja mida ta selle teadmisega edaspidi ette võtab. Kas tema hoiakud ja käitumine muutuvad pärast kogukonna praktika läbimist? Kui me räägime heaks kodanikuks arenemisest, siis on oluline protsess, millega me toetame noore motivatsiooni ja isetegemise soovi. Sellest, kui palju toetame noort vastutuse võtmisel, sõltub, millise pildi ta saab heaks kodanikuks olemisest, kuivõrd ta pärast praktikat tunnetab, et tahab ka edaspidi panustada ja olla aktiivne kodanik. Mõtle, mismoodi noor peab aktiivne olema. Noored on väga erinevad, mõned ei julge, mõned ei oska, mõned ei teagi. Kuidas kaasata noor tegevustesse, kuidas anda talle rohkem vastutust, millal mida alustada, kas võtta kitsam või laiem tegevus. Samas tasub meeles pidada, et iga noor ei pruugi olla valmis iseseisvateks tegevusteks ega avaneda. Sotsiaalne närv võib avaneda aastaid hiljem või mitte kunagi. Lugupidamist, hoolimist ja suunamist väärib aga iga noor inimene. 4. osa. Mis teeb praktikakogemuse õnnestunuks? Praktika juhendajad on sellele vastanud nii. Kooli, noore ja juhendaja ootused on selged ja läbipaistvad. Hea koolipoolne ettevalmistus. Noored teavad, miks nad praktikat teevad ja mis on kodanikuühiskond. Vabaühendus on teadlik praktika eesmärkidest ja õpitulemustest. Noortel on eesmärgid paigas enne praktikat. Praktika käigus õpitakse suhtlema, kokku leppima ja kokkulepetest kinni pidama, argumenteerima, kaasama ja kaasatud olema, andma ja saama tagasisidet. Noor saab praktika ajal enda huvi arendada, mitte vaid midagi kasulikku teha vabaühenduse jaoks. Vähemalt üks praktikategevus on lõpetatud tegevus, sellele on konkreetne siht, kuhu välja jõuda. Praktikal on selge algus ja lõpp. Noore jaoks on praktika oluline ainulaadne õpikogemus. Eriti suure õnnestumisega on tegemist siis, kui noor iseseisvalt algatab ning peale praktikat on tema hoiakud ja tuleviku käitumine muutunud. Ta on teadlikum ja ärksam ühiskonnas osaleja, hoolivam ja märkavam inimene. Noor võib jääda isegi ühingu juurde püsivabatahtlikkuks või minna mujale vabatahtlikuks, osaleda teda puudutavate oluliste otsuste tegemisel kohalikul või riiklikul tasandil. Videokoolitusest. Oled nüüd ära vaadanud kogukonna praktika juhendamiskoolituse teise video.
kui esimene video tutvustas programmi, siis teine video andis põhjaliku ülevaate, mida kogukonna praktikas osalemine tähendab. Kolmas video aitab praktikaks valmistuda ja esimesi kohtumisi läbi viia. Neljas video annab nõu, kuidas noort praktika ajal juhendada ning praktika lõpus tagasisidet anda. Viies video võtab lühidalt kokku, kuidas kogukonna praktikaga noortest head kodanikud saavad. heakodanik.ee/kogukonna praktika. Kogukonna praktika juhendamise videokoolitus loodi Kristi Jüristo samateemalise koolituse põhjal.